Töökontroll. Esimene vastus tolmuimeja, teine elekter või elektripirn, kolmas tikud doosis, neljas maja, viies lusikas, kuues nuga, seitsmes pähkel, kaheksas ploom, üheksas tigu, 10 konnad, 11 hobune, järgmine oli lammas, rohutirts, ämblik, koer, kass, lepatriinu, rähn, kuldnokk. Vot sellised vastused. Saaremaa Ühisgümnaasiumi 3. B-klassi õpilane Vootele Mets uurimustööga elektrooniline seenemääraja. Tere! Minu nimi on Vootele Mets ja ma tahan rääkida leiutamisest. Eelmine aasta Sõrves Viieristil oli imeilus ilm ja metsaalune oli seeni täis. Aga seeniraamatut polnud kaasas ja ega võõras senti taha korjata ning iga seene pärast ei hakka tervet raamatut läbi lappama ja niikuinii on iga kolmas seen ühte nägu ja üks neist on alati mürgine. Kuid siis, Tinn, mul tuli mõte. Mul ei ole ju vaja teada, kas seen on, mis seen see on. Mul on vaja teada, kas seen on söödav või mürgine. Ja sellepärast ma mõtlesingi välja elektroonilise seenemääraja. Ei möödunudki palju aega, kui kooli tuli plakat, et tulemas on üleriiklik õpilasleiutajate konkurss. Ja ma tahtsin seal väga osaleda. Aga ma tahtsin hakata robotit hoopis ehitama. Ma arvasin, et sinna tuleb mingi robot saata. Kuid lõpuks sai ema mul sabast kinni ja seletas mulle, et tegelikult tuleb hoopiski mõnest oma ideest joonised saata. Ja siis mul tulid meelde metsas välja mõeldud seenemääraja. Ja olingi ühel õhtul pool tundi kadunud ja tulin tagasi joonistega. Selline näebki välja elektrooniline seenemääraja. See kujutab endast masinat, mille sees on mürgimääramislabor. Küljes on nõel, mis torgatakse seene sisse, imeb mahva enda sisse ja määrab mürgi koguse. Ja vastavalt sellele on ka piiksude arv. Ehk siis 1 piiks. See on väga hea söögiseen. 2 piiksu käib kah. 3 piiksu. Kupatatult on hea. 4 piiksu. Sellelt võib juba mürgituse saada. Kuni 5 piiksu jäta see metsa alla ja pese nõel ka puhtaks. Suur aitäh sulle, Vootele! Järgmisena esineb teile Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. B-klassi õpilane Markus Kivi uurimistööga Minu reisikiri. Tere! Mina olen Markus Kivi Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. B-klassist ja minu töö pealkirjaks on Minu reisikiri. Sissejuhatus. Miks ma selle töö tegin? Sügisel andis õpetaja meile koolis ülesande koostada reisikiri, kus ma suvel reisisin. Mida ma selle töö käigus õppisin? Ma õppisin kasutama PowerPointi ja igasuguseid muid asju. Eesmärkides oli uurida Eesti huvitavaid valdu, kus suvel perega reisisin. Saada teada valdade üldisi andmeid ja arendada oma jutustamisoskust. Sisukord. Me käisime Helme vallas, Iisaku vallas, Vaivara vallas, Jõhvis, Toilas
ja Sillamäel. Helme vald. Uurisin, et Helme vald asub Valgamaal. Selle keskuseks on Tõrva. Külastasime Barclayde tolli mausoleumi, kuhu on maetud sarkofaagidesse Vene kuulus väejuht ning tema abikaasa balsameeritud surnukeha. Ja tema 250. sünnipäevaks on antud Venemaal ja Eestis välja tema pühendatud postmargid. Ja veel on huvitavad seal Helme lossi varemed. Iisaku vald. See asub Ida-Virumaal. Elanik on seal 1251. Ööbisime seal puhkemajas, see on rajatud 2006. aastal. Puhkajad on peamiselt venelased. Õues oli palju puuskultuure ning mänguväljakuid. Tee ääres olid kalamüügiputkad. Lätikas on Peipsi kala ja väga maitsev. Esitab teile Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. A-klassi õpilane Marleen Vahu uurimistöö pealkirjaga Päikesesüsteem. Tere, minu nimi on Marleen Vahu ja ma õpin Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. A-klassis. Kõigepealt ma räägin, kuidas ma valmistasin ise päikesesüsteemi mudeli. Selleks läks mul vaja paksemat pappi, naasklit ja 9 paberist pressitud palli. Värvisin need koos värvidega üle. Siis ma joonistasin papile 50 sentimeetrise läbimööduga kette. Sellele ma asetasin kõik planeedid õiges järjekorras. Neptuun. Neptuun on Päikesest 8. planeet. Ta on oma nime saanud merejumal Neptunuse järgi. Neptuunil on 13 kaaslast. Uraan. Uraan on Päikesest 7. planeet. Tal on 27 kaaslast. Uraan on oma nime saanud vanima jumala Uranuse järgi. Saturn. Saturn on Päikesest 6. planeet. Tal on üle 60 kaaslase. Saturn on oma nime saanud troonilt tõugatud peajumala järgi. Saturni ümber on tolmust ja jäätükkidest koosnevad rõngad. Jupiter. Jupiter on Päikesest 5. planeet. Ta on kõige suurem planeet. Jupiter on oma suuruse tõttu nime saanud peajumala järgi. Jupiteril pole tahket pinda. Tal on 63 kuud. Marss. Marss on Päikesest 4. planeet. Ta on oma nime saanud sõjajumala järgi. Marsil on 2 kuud. Maa on Päikesest 3. planeet. Tal on 1 kaaslane, Kuu. Maa on ainuke teadaolev planeet, kus leidub elu. Maad püütakse tema värvuse järgi ka helesiniseks planeediks. Veenus. Veenus on Päikesest 2. planeet. Kaaslasi tal ei ole. Veenus on oma nime saanud armastuse ja ilujumalanna Veenuse järgi. Merkuur. Merkuur on Päikesele kõige lähem planeet. Kaaslasi tal ei ole. Merkuur on kõige väiksem planeet Päikesesüsteemis. Kuuleme Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. A-klassi õpilase Otto Pruuli uurimistööd kõige-kõige. Mina olen Otto Pruul. Õpin Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. A-klassis ja tegin uurimustöö kõige-kõige. Esimeseks valisin kilpkonna. Ta on maailma kõige vanem loom. Elab kuni 176-aastaseks ja ta on ka ühes silmast pime. Kääbusmarmosett on väikseim ahv maailmas. Ta kaal on kuni 130 grammi. Nad tegutsevad tavaliselt puudevõrades. Maapinnale laskuvad väga harva. Armastavad väga süüa, toituvad puuviljadest ja kummivaigust. Vaenlasteks on poad, püütonid ja hargpüüjakotkad. Sinivaal on maailma suurim imetaja. On 24 meetrit pikk, 5 meetrit kõrge ja 150 tonni raske. Beebikaal on nagu isasel elevandil. Ta on ka hävimisohus. Maailma merre on jäänud ainult tuhandeid. Järgmiseks valisin jaanalinnu. Ta on maailma suurim lind.
elab Aafrikas. Ta on lennuvõimetu, 2,5 meetrit kõrge ja kaalub kuni 140 kilogrammi. Emalinnud on väiksemad. Tibu ei oska süüa ega juua. Järgmisena on teie ees Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. B-klassi õpilane Iiris Kirs oma uurimistööga Saaremaa paigad. Tere, minu nimi on Iiris Kirs ja ma õpin Saaremaa Ühisgümnaasiumi 4. B-klassis ja minu töö pealkirjaks on Saaremaa paigad. Sissejuhatus. Ma tegin selle töö sellepärast, et õpetaja andis meile sügise alguses ülesande koostada reisikiri. Selle töö käigus õppisin ma kasutama PowerPointi esitlust. Töö koostamisel aitasid mind mu vanemad. Eesmärgiks oli uurida Saaremaa huvitavaid paiku, kus perega suvel viibisin ja saada teada üldisi andmeid selle paiga kohta ja arendan ka oma jutustamisoskust. Viidumäe vaatetorn asub Viidumäel ja Viidumägi on Saaremaa kõrgeim punkt. Üle merepinna on ta 59 meetrit kõrge. Viidumäe vaatetorn on ise 23 meetrit kõrge ja tal on 80 rauast astet. Alguses oli Viidumäel puidust vaatetorn, aga see puidust vaatetorn kukkus ühe sügistormiga ümber ja juba enne seda hakati mõtlema uue rauast torni peale. Ja Viidumäe vaatetorni tipus on ka päikesekell. Viidumäe vaatetorni tipust avaneb kaunis vaade kogu Lääne-Saaremaale ja Viidumäe vaatetornist on näha Saaremaa kõige metsasem osa, Vilsandi tuletorn, Lääneranniku meri ja Kihelkonna kirikutorn. Väga viletsate toidutingimuste korral püüab ka hiiri või konni, väga harva ka väiksemaid linde. Kuna kalakotka elukoht on tavaliselt metsas, lendab ta toitumisretkele sageli kuni 10 kilomeetri kaugusele, vahetevahel kaugemalegi. Kalakotkas on rändlind, kes saabub meile aprilli teisel poolel. Kotkapaarid hakkavad pesitsema umbes 3 aasta vanuselt. Pesa läbimõõt ulatub 1,5 meetrini ja sügavus kuni 2 meetrini. Teile esineb Liana Mikk-Süki 3. A-klassist uurimistööga Rabapüü. Tere, minu nimi on Liana Mikk ja ma käin Sükis 3. A-klassis. See aasta õppisime me tegema referaate. Mina tegin referaati Rabapüüst. Ma tutvustan seda teile. Rabapüü ladinakeelne nimetus on Lagopus lagopus. Teda tuntakse ka rabakanana, sookanana, valgetedrena, rabakukena, rabakana. Kao lisaslindudel on 620 kuni 670 grammi. Emased on mõnevõrra kergemad. Pikkus on 60 kuni 85 sentimeetrit. Eestis on 50 kuni 100 paari rabapüüsid. Rabapüü levila Eestis on lõunapiiri lähedal. Sügisel ja talvel elavad rabapüüd üksikult või salkadena. Talvel sööb rabapüü põhiliselt paju ja kasepungasid, suvel aga rohtaimi ja marju. Suguküpseks saavad nad juba esimese eluaasta lõpuks. Pesas on tavaliselt 6 kuni 12 muna. Rabapüü on Eestis looduskaitse all.